Tere, hea köögisõber! Mina olen Arvo Kassin, olen oma koduses köögis ja valmistan huvitavat ja maitsvat toitu. Täna ma tahan teha kartuli, naeri, porgandi, putru. Puhastan kartulid ära, samuti kaalikat, porgandi, tükeldan nad väikesteks kuubikuteks ja panen nad soolaga maitstatud vette keema. Autan nad pehmeks umbes 30 minutit, 40 minutit. Ja siis tambin nad pudrunuiaga pudrule. Siis lisan neile kuuma piima, ühe klaasi. Siis võtan sibula, hakitud sibula, praen võis pannil ja küüslaugu samuti 2 künt. Lisan siis sellele pudrule, klopin segamini ja ilmselt siis pudru on valmis. Nii, täna teeme selle toidu laadimise režiimile. Nüüd panen natukene õli põhja, et ei oleks see võim. Ja siia õli peale ma panen nüüd porgandi ribad. Ja siin ta hakkab juba siis soojenema. Ja kõige peale siis, nüüd kui porgand juba meil soojeneb, ja siis paneme kõige peale kartuli. Siia ma panen kas soola võib ette panna natukene, segada ja siis kallan selle vee siia peale. Nüüd ma panen ta haudumis, selle raadimise režiimi võtan ära ja panen talle haudumise režiimi, ta pakub 1 tunni, aga las ta olla siis tund. Kaan kinni ja start. Senikaua ma praen pannil mingi aja pärast sibula ja küüslaugu eraldi pannil. Nüüd ma panen pannile või ja sulatan selle või ära ja panen siis selle sibula ja kuumutan ta klaasjaks, et hiljem siis panna kartuli, porgandi, naeri, pudru sisse, mis on tambiga ära tambitud ja lisatud kuum piim juurde, maitstatud. Ja siis ma kallan kõige lõpuks see praetud sibula küüslauguga ja lopin pudru ühtlaseks. Või on nüüd sulanud. Nüüd ma lisan talle küüslaugu ka. Sibul hakkab juba saama sellise klaasjaks. Ega me palju seda ei kuumutada ei tahagi. Siin võib tule natuke väiksemaks panna ja võib natukene hautada isegi vett, võib panna sisse ja puiagit. Võis ikka täis, siis ta enam ei prae.
mitte haudu. Kui vesi on ära keenud, siis võib jälle natukene panna ja niimoodi me hautame seda sibulat enam ei prae. Nii ongi see sibul olemas meil. Rohkem ei ole mõtet seda kuumutada. Seda panen kaane alla, sest seisab seni, kui pudru saab valmis. Nii, need kartulid, naeris ja porgand, need on nüüd pehmed ja ma kallan ta nüüd teise anumasse, kuna see on teflonnõu. Ja siin ma ei saa teda purustada, tampida teda peenemaks. Nii, ja nüüd ma saan selles nõus, saan edukalt selle, kuna seda keeduvett on siin nii vähe, praktiliselt ma teda hautasin. Siia ma kuumutan kuuma piima ka. Nüüd on mul tambitud, aga siin on ikkagi sellised tükikesed. Ma lasen ta nüüd üle saumikseriga. Läks üle. Lisan talle tulist piima. Nii. Ja kui nüüd soola ja kõik on parasjagu, siis ma panen lõpuks talle sibula sisse, aga esialgu ma üritan teda vahustada mikseriga. Natukene vahule lüüa. Võid võiks ka tükigi panna, aga või läheb koos sibulaga sinna sisse. Ehk kaitab. Ja siia me kallame sisse meie haututud, praetud sibula. Ja siis segan, näete siin pannile sibul.
ja peakski meie pudru siis valmis olema. Nii. Noh, soola on kõike parasjagu. Jah, päris hea. Kartulinaer ja pudru porgandiga on söömiseks valmis. Jäätisuu. Kartulinaeri porgandipüree on laual. Jäätisuu.